tervist! Tervist! Me oleme tulnud järvele mängima. Kuradi järvele sa ütled, Järtale? Vahet ei ole. Täna me oleme Järtal. Nii, me tuleme Järtale mängima ja me teeme niisugust mängu, et me valime üksteisele kettaid. Ja siis teeme samal ajal ka raja ülevaadet, sest Järtast ei ole veel tehtud raja ülevaadet. Ja lisaks ütlen veel ka, et me ei taha üksteisele halba, et siis... Ja, me üritame valida nii hästi, kui me oskame, aga ma võin kohe ära öelda, ma ei tea Karli ketastest mitte midagi. No ma tean, mis sul enam-vähem on. Karl vist minu oma see taimub, jah? Jah. Nii et lähme esimesele rajale. Esimene rada, 185 meetrit, paar 4 ja vaatame, mille Karl valib mulle. Nii, mis me teeme? Kaki kommi-nommi, aga ma ei tea, kuna sa selle bossid Mauri käest, siis mine mängi sellega. Selge, me lähme peale Mayhemiga. Ma neid nimesid väga ei tea, see on suht uus ketas minu jaoks. Ja siis vaatame, kaugele me viskame siit selle. Väga ei tulnud distantsi. Noh, koti saime kätte vist. 110 vist isegi. Noh, läks hästi. Nii, palun, kott on siin. Nii, Karlile valimised. Ütlesid, sul on kanguse järjekorras. Driverid lõppevad siit. Siin saab veits visata ka. Ma arvan, et TD3 võiks olla päris hea. Ma tänan sind. Ma ise mõtlesin, lootsin selle peale. No siis on väga hästi. See vist ei tule nii paugule kui sinul. No nii. Ja Karl on jõudnud siia gramm alla 100 meetri. Ja kuna Karl valis mulle enne MVP ketta, siis ma mõtlesin, ma võtan tallegi MVP ketta. Need on päris ilusad. Mul on täitsa hea meel, et Mauri siin MVP-sse läks. Need on tõesti ilusad kettad. Mauri laenas mulle. Vaatame. Nii. Sinna. Täitsa arvestatav ise ju. No sellega võib täitsa rahul olla. Nii, nüüd ma tean ka, et Juss on ka siin, ütleme 80, 70 minna kuskil. Teeme talle äkki, ma ei tea, tema lemmikketas, ma arvan, peaks hakkama. Verdikt. Sellega võiks okei olla, jah. Proovime ees käega siit minna. See ei tule tagasi või? Tuleb, ära põe. Gramm lühka võib-olla. No putil, ma arvan. Ma olen siis putil, ma arvan, siuke 10-15 sinna vahemikku. Puttida me tohime siis oma vabal valikul putteriga. Jah, et noh. Seda me ei vali. Oleks nagu ebaaus, et ma nüüd peaks minema mingi driveriga. Nii, päeva esimene putt. Eksin. Ühesõnaga, mina jõudsin siis oma lähenemisega, ma ei tea, mis ta on, 4-5. Putin Mauri vanade putteritega, PA3-dega. Eelmises videos rääkisime ka, aga vist ei jäänud peale väga, nii et nüüd te siis teate. Ja on pörgi olemas. Rada 2. Karl 317 meetrit, ma ütlen ausalt, see raja profiil on selline, ma ei tea ise ka, millega ma viskaksin. Kuna Juss ei pirku, siis ma ei tea, ma võtnud järgmise MVP ketta. Mine lennuta. Okei. Siin pidi olema kuskil vasakul pool OB ka, nii et... Aga ma lähen proovin. Ei, see läks liiga kõrgele. No äkki saab pari mängida vähemalt. Pigem võiks saada. Sinna oleks vaid miidiga. Nii, ja ma valin Karlile... Ma olen näinud, et Karl viskab seda päris palju ja suht sirgelt, nii et see võiks päris hea olla. No jah, kas ma välja viskan jälle? Näe, Juss su ketas paistab seal, näe peal. Jep. No nii. Ja ma tõmbasin üle selle. Ei, mingi toksaka. Nii, me oleme jõudnud siia kuskil Karlile, ma arvan, siuke 50-60 minna, midagi sellist. Ma ise läheks siit sauniga ja ma tean, et Karlil peaks ka olema kotis. Näe, saun. Ops. Palun. Ma tänan.
nii. Vahet selle, riskime. Oi, kui palju. Ma saan veel putid ilusti. Huvitav, Karl läks eest käega, ma mõtlesin, et ta läheb taga käega. Juss andis mulle zooni. Siis ma annan talle zooni vastu. Sa annad mulle see lahjema zooni. Jah. Mul see kangem zoon on ka tegelikult. Aga mine proovi lahjemaga. Ma proovin selle lahjemaga. Kuku sisse siis. Ei saanud kätte. Ma olen siin kuskil 10 peal. Eks ma pean hakkama nüüd parri päästma. Hästi. Ma olen jõudnud jälle siuke 3-4 peale. Võiks olla lihtne parri, putime ära ja lähme edasi. Tubli. Oleme siis 3. aja juures. Nii, Juss peab siis minema millegi kangemaga vähe või? Ei tea. Mis teeme? Las võtab siis ikka vähe juurikana. Võta ballista proovi. Oi jumal. Siin on vaja visata 80 meetrit ja üles taevasse, et ta hõljuks sinna. Seda ballistaga ma siin kindlasti ei jõua. Äkki jõuad? Aga okei, ma lähen mõtlen midagi kohe siis. Skipiga. Ütle nüüd, et ma andsin halva ketta. Ma arvan, et see oli parim, mis ma siit teha sain selle kettaga. Mulle Ballista Pro, midagi kanget. Karl mängib siit tagant käega ülevalt. Siis ma Karlile kõige kangemat ketast ei võta, nagu ta mulle võttis. Ma võtan talle eelviimase. No see TD3, sellega sa juba viskasid ja see on su vale koha peal. Ma ei tea. Aga no nüüd mängid sellega siis. Mängime sellega siis, okei. Ma pean taevasse vist proovima. Ma võtsin su kotti korra eest. Oi jah, kurv on seal, okei. Loodame. Oi, kui kitsalt. Aga läks läbi. Väga hea. Üllatus. Ma panin selle ballista veits pikaks. Aga lähme proovime. Anname ta mingi väikse ranni, äkki ikka mingi lootus on siin. Suht võsa on, aga Karl võtab pärdi, Karl pani pullikasse. On ju? Ei, feidi. Mina võin vasakuga. Ma panin paremaga. Oi, kui nunnu. Nii, valime üksteisele kettad siis. Tagant, sa tahad eeskäega siin minna? Mina võtan talle selle verdikti jälle, aga see on väga kangem. Ma annan sulle, ma tean, sul eeskäsi väga ei sobi, nii et ma annan sulle selle. Okei, sobib. 4. rada, paar 77 meetrit, Karl viskab esimesena. Väga okei. Ise ju. Okei. Okei. Mina lähen siis Lucid X verdiktiga. Mul on neid jätkuvalt 3 tükki kotis ja ma võiks neid üsna hästi tunda. Oi, ja ma tegin janki hoopis. Mul oli grip lock. Okei, no parem mängus. Meil see kaamera, meil õpib kasutama kaamerat. Aga me jõudsime putile, mingile teoreetilisele, nii et lähme anname ranni vähemalt. Arvesta, et all on suht org. Ai, see on kange selle jaoks. No koha jäi seisma. Mina olen siis siin kuidagi. Pean oma ilusat tarkputti jälle tegema. Mis ta siis on? 6-7 meetrit alla mäge. Kuidagi ründame. Oi! Nii. Ründasin natuke liiga julgelt ja korvi pealt lendas siia alla. Ise rääkis mulle, et taga on kuristik. Mis? Mis linna Pikka tänavasse? Ise rääkis mulle, et taga kuristik. No ma mõtlesin, et ma panin enda arust suht nõrgalt, aga noh, nüüd peab siis selle parri kuidagi päästma. Ei, lühike. Kuule, need on mingid huvitavad korvid, need löövad tagasi ju. Nii. Sina pead valima. Nii. Ma joon värska uut magneesiumi vett. Väga maitseb. Pilliga, mis on mulle tood. Ma ei tea, ma annan siis sulle kangema zooni. Mis see oli? 75 meetrit. No sinna ma tean, et ma juba zooniga sinna vist välja ei viska niikuinii. Skippimusega ka ei mängi, aga me proovime siis. Ümber kase võiks minna.
tulen nüüd tagasi ja sure ära ja sinna mõlema pool OB ja ma olen taga OB-s ja. Jep, ma olen taga OB-s. Sorry, ma ei oska midagi muud sulle valida siin. Mis sa mulle võtad nüüd? Sa tahtsid taga käega minna, ma tahan su elu lihtsaks teha. Ja ma ei tea, mulle meeldib see ketas. Ma ei tea, kas sa teed elu lihtsaks. Issand jumal. Siuke, kuidas See öelda? Claymore või? See on jah, reha. No aga sellega võiks olla okei. Selle paneb flat'ilt teele ja. Okei. Sa tegid mulle samamoodi, nagu ma tegin sulle. No võib-olla. Aga mis seal ikka? Kui see nüüd üle läheb ilusti, seifi. Äkki on seifis. Nii, mul küll sai siit selle kasest ühe kiki, aga putil ma olen ja ma saan pirkut putida. Suke 10 minna. Äkki päästan omale pirku. Mina panin siis siia taha OBS-e pikaks. Aga siit võiks olla mingi teoreetiline putt. See putt ei ole kõige tugevam külg, aga anname proovi. Äkki Ben 3? Oi, näed, vaatad neid kuuseoksi siin ja mõtled, et oh. Mingid vitsad on mul siin selja taga, aga ma olen siuke nelja peal. Par. Tule tõsta ka siis. Võtan oma poogi siit. Tuli poiss. Nii, me oleme jõudnud 6. rajale. Seisud on meil 0 ja 0. Väga hästi ju. Nii. Siuke üle minev ise. Ma tahaks arvata, et Karl võiks minna siit. Ma viskan ära enne ja siis... Tegelikult mina viskan ennem, aga sa võid Sina viskad enne, siis ma ikkagist valin sulle ka kette välja. Ma tahaks arvata, et sa lähed siit niimoodi lähed, nagu ma arvan, et sa lähed. Ja siis sa võiks visata siukse asja. Korv on seal vasakul, käe küll, ma pean Taga käega lähed ju. See on mul küllaltki sisse mängitud hades. Paned nurga all ja. Küllaltki flipi. Ma loodan, et ma seda väga sirgeks nüüd ei viska. Kotid ka eest ära. Nii. Korv on seal. Raekart on siin. Ketas on siin. Ja viska. No see võiks jõuda ilusti kuskile. No väga okei. Ma loodan küll. Nii, Karl valis mulle välja F2, mis on ikka, kohe näete, mis see ketas teeb. Kui hea tõmme see oli. Oi, ei, mingi puu! Nii, vise ei läinud plaanipäraselt, aga me oleme putil. Ma ilmselt nii kaugel ei puti, aga ma annan teile mingi väikse ranni ikka. Äkki täna on hästi. Kui hästi kuuleti, siis mingi lind ka karjub meil taga. Madal, aga muidu oleks päris hea olnud. No see oli päris hea muidu. Ma jõudsin siis natuke ligemale. Ma olen ka siin üle 10 natukene, ma saan jälle rannima. Karli jaoks putil. Ilmselt paneb ära. Võiks. See on. Hästi. Mina võtan siis siit oma 3. Wow. Ja nii ongi. Võtsime siis 7. korvile. Me siis mängime pro layouti. 122 meetrit viskot. Käpp on üsna huvitav. Aga... Ma annan sulle Grace'i. Sa annad mulle Grace'i. Ma loodan, et see sobiks sulle. Ma ei tea, see asi on nagu veits sassis juba, aga... Anna midagi head mulle. Sa teed nalja või? Ei tee, seda ma sulle ei anna. Ma tean ise, et see ketas on prügikast. Sellega ei jõua mitte kuskile. Ma vaatan, mis sul siin on. Selle võiks küll anda. Tegelikult ma ei tea. Ma isegi ei tea, sest see on 122 ma ikkagi tahaks arvata, kuna siin ei ole... No ikka mingi tuul on. No midagi on. Mina oleks isegi veel kiirema ketta võtnud, aga küll. Juiss on siis mulle siis inertia. Ja lähme vaatame siis mingi. Järsku tuli mingi tuul ka, aga vast ei sega. Kus mul joppas. Flippa oleks võinud ka tulla, aga... Aga no... Aga okei. Meie taseme kohta okei. Kehva. Nii, Karl siis mulle andis Grace'i. Kui ma ta saan jooksma üle, siis võiks olla okei, aga vaatame, mis ta teeb. Ja ma tõin Janki hoppis. Aga kas ta tuleb sealt läbi vähemalt või? Lõpeta ära. Päris läbi ei tulnud, aga päris hästi päästis. Ma vaatasin, ma juba kartsin ka seda esimest puud, kus juures siin.
millegi pärast. nii, me oleme jõudnud jälle siukse koha peale, et Karl saab mulle ketta valida. Nii. Potist annad. Ma annan selle lahjema sooni seekord. Oo. Ma arvan, et on täitsa, tead, ma ilmselt oleks ise sama asja teinud. Soon on üsna siuke enim kasutatav ketas selle lähenemiseks. No, siuke puttitabel. Potil, jah. Nii. Ma isegi ei kujuta ette, millega sa siit nagu muidu läheneks, aga mina tahaks anda sulle Bergi. Sobib. Ma olen Ma ei saa seda Bergi siit kätte. Ja sul on 2 Bergi või? Ei, üks on põrsas. Vaata, mul on kodus seal. Teine põssa. Teine põssa, aga ma oleks ise ka kusjuures Bergi läinud ilmselt siit. Ma ise oleks ka Bergiga läinud. Ma arvan küll, jah. Siuke koht, et... Lähme siis eest käega. Oi. No ma saan jälle puttida. Täna putte, lullu. Kuna ma panin ilusa jängi, siis ma panin nüüd puttima jälle. Ma jälle siuke 10 ringis kuskil. Vaatame äkki saaks seda parri kätte. Ei, lühike. Mina jõudsin siis, ma ei tea, 6 peale äkki. Võib-olla on 7. Ega mina ka täpselt ei tea. Tubli. Nii, ma tõstan siis oma poogi ära. Nii, 108, paar 3, 110 meetrit. Minu jaoks tagakäega otse, Karli jaoks. Ma tean, et Karlil ees kätt ei ole, nii et äkki siis tagakäe üle minev. Ehk siis võiks Karlile valida siit. Ma annan talle Tesla. Mingi tagakäe üle minev või? See Jaa. oli sul suht sirge, see kuidagi lendab naljakalt. Ma isegi tea, mis kettad on. Sul on keeruline ketted valida, ma ei tunne neid kettaid. No see on... Leiuta, vaata. Ei tea, viska ka lilla kettega siis. Ma Sobib. viskasin lillaga. Karl valis mulle siis Tesla. Võiks ideaalis olla siuke ketas, millega võiks kohale jõuda, sest You sure about that? see on veits üleval pool kui korv. Vaatame, kas välja ka tuleb. Ja jälle ma džängin, mis asja, miks ma sinna viskan täna? Oi. Lullu. Mina lähen siis Star Leopard 3-ga. Ma loodan, et ma tõmban üle. Muud varianti ei ole. No see on palju etem kui minu oma ju. No lõppeb ikkagi kangeks, aga No sul on vähemalt. ma saan puttida. No, Nii, nii. oo! Siit Kuule. on veel minna, nii et vaatame, mis see Karl mul. Ma olen sulle Juba MVP valid. Bergi. Andis mulle Ehk Bergi või? Mäng range. Võiks nagu olla hea ketas läheniseks. Proovime. Ai, see läheb ju sirgelt ju. See läheb ikka täitsa sirgelt ju. No nüüd sa saad veel puttida. Aha. Tegid sama nagu mina enne. Nii, mul läks vähe paremini kui Jussil, aga ma olen ka ikkagi siin peaaegu juba 20 peale, et Veel oleb putteri piiril. no see võiks olla puttede piir veel, jah. Äkki võtaks Pirku ka veel, oleks päris maasikas. Kuku. Ai, kui pikk. Nii, me jõudsime võib-olla isegi distantsilt mugavale putile, aga häda on nüüd selles, et ma pean harkputte tegema. Aga seda on ka vaja harjutada. Ai. Vedas. Nii, ma olen siin 4-5 peal. Panin pikaks. See oli ka siuke lati alla, et... Me just saime teada, et meil see kaameramees on mingi prakke teinud, nii et see tuleb jälle huvitav video. Aga me oleme rada 9, 93 meetrit, see on siis F9 viimane rada ja vaatame, kuidas siin läheb. Ma valin... Karl ilmselt tahab jälle üle minna, sest talle eelmine see rajad meeldis, ma annan talle täpselt sama ketta. Ma annan sulle... sama kaasa. Saan mul selle, okei. Jah, mille pane väike tuts. Davai. Mm. See on hea point. Ma lähen taguriga pehmelt viskama lihtsalt sinna ja siis üritan ta kuskile putile feidida. No natuke palju aiserit, aga vast. Aga pikkaks. Ma ei tea, leiutame midagi.
ja sellepärast ma sulle selle kätte andsingi. Hästi. Kuule, see on putil. Võtsime isegi putile. Ja võisin seda ketta flippima, võitsin markerit kutist välja võtta. Ja proovime ära panna. Ei tulnud. Nii, mul läks vähe paremini kui Õssil seekord. Ma olen siuke 4 peal. Karl oskab puttida ka lisaks kõigele maha. Ja nii lihtne see ongi. Võtame vastu. Panen ka siis siit oma 3 ära. Nii, ma panen skoorid ka kirja. Mina 2, sina 3. Nii, mis need skoorid on praegu? Mina -1 ja sina oled 0. Pole ei olegi väga hullu. Ei ole jah. Siit lõpetame F9 ja suundume siis Back9. Ja Back9 videot näete järgmine nädal. Tubli poiss.